mõnda sinu lugu teavad näiteks on ju 5-aastased lapsed kuni vanaemad on ju, et igal räpparil seda ei ole, et kui sa ise lugu teed, et on sul siuke, ma ei tea, siuke mingisugune hiti nina, et ahah, Vaist või? siit tuleb jah. Jah, on. Jah, ma tean, kuidas see käib. See on selline, see on pika, suure ja tugeva kire tõttu tekkinud mingisugune selline spidey sense võib-olla. Kui sa armastad midagi nii palavalt, siis lõpuks sa nagu saad osa sellest ja kui sa oled nagu sellest osa saanud ja osaks saanud õigemini, siis võib-olla see tuleneb ka minu enda nagu mõistusest, et mul on lihtsalt selline hästi analüütiline vaimne keel võib-olla siis või. Et ma analüüsin üleüldiselt nagu igapäevaselt absoluutselt iga oma tegu ja asju ja see on minul nagu aidanud üleüldse nagu igal alal mingis mõttes edukas olla. Et see on selline viis, kuidas mina eksisteerin, ehk siis põhimõtteliselt ilmselt peale seda, kui me siit oleme ära läinud, siis ma nagu ka analüüsin mingi teatud pointe ja mõtteid enda peas, aga see kõlab nagu tööna, aga see ei ole minu jaoks enam töö, see on minu jaoks lihtsalt minu iseloomu osa. Ja tänu sellele ma olen suutnud siis luua võib-olla endas sellise abstraktse viisi, et kuidas mõista oma nii-öelda siis kas sihtgruppi või inimesi või siis neid valupunkte, mis parasjagu maailmas on, ja siis kuidagi viisi luua sinna keskele nende vahele mingi sild, vaata. Ja selle tõttu ma arvan, et mul on jah, mingisugune siuke võib-olla kerge, võib-olla mitte kerge, ütleme päris normaalne ülevaade, kuidas midagi võiks teha ja ma kuulen võib-olla nagu lugu, milline see olema peab, ehk siis natuke nagu produtseerin nagu enda asju ka peas. Aga nagu kuna see võtab suht suure aja nagu lihtsalt olla selline, siis mulle meeldib üldiselt nii teha, et teised inimesed, et ma kasutan nagu neid inimesi, kes on oma ala parimad ja nemad teevad siis seda tööd, mida mina ei peaks siis hakkama uuesti ise õppima. Ehk siis näiteks kas mingi tehniline osa, mingi produtseerimise osa, võib-olla mingisugune muusikalise tausta loomine, kuigi ma kuulen enda peas seda lugu tervikuna, siis teised inimesed nagu nemad aitavad seda mul ellu viia, et see päris nii ei ole, et ma nüüd üksinda teen kõik asjad otsast lõpuni ära, sest ma usun efektiivsusesse ja ma proovin enda elu rikastada selliste inimestega, kes nagu täidavad teatud tühimikku, ehk siis nagu ma otsin nagu hammasrattaid. Ja mina üritan siis olla nagu nii-öelda siis innovaatiline jõud nagu selle loo loomisel, aga samal ajal ma vajan nagu ka enda kõrvale like-minded inimesi, kes siis tegelikult aitavad seda samat asja edasi viia. Et põhimõtteliselt sa saad nagu võib-olla mingi 2 hammasrattaga hakkama, mingi suure ja raskega, et vead ja lõpuks saad kohal. Aga kui seal vahepeal on ütleme sellised nagu see masinvärk, nii-öelda see abstraktne masinvärk, et kuidas see hit luuakse või lugu luuakse, siis sinna selle lõpu finishisse jõudmiseks oleks tarvis alati nagu kuulata teisi inimesi ka, et siuke päris puiselt ütleme raiud, et ma tean ja ma oskan, et niimoodi ma ei ole. Et see ongi pigem selline, et ma lihtsalt üleüldiselt umbes kuulen selle paika, et mis peaks olema ja oskan nagu kuidagi neid sõnu sinna panna. Aga see on selline, jah, see on pika siukse hästi kirgliku huvi ja armastuse muusika vastu tulemus. Et ma arvan, et absoluutselt iga inimene, kes on oma ala nagu professionaal, kaasa arvatud mingisugune ka isegi sportlane või keegi, kes pidevalt treenib ennast ja ta teeb seda ilma selleta, et keegi peaks talle naeratama või patsutama õla peale, vaid ta lihtsalt teeb seda sellepärast, et see on tema enda huvides. Ta kuidagi nii väga nagu soovib seda teha, et sealt kaovad nii-öelda need sotsiaalsed elemendid ära. Ja siis sa hakkadki nii-öelda looma otse nagu nii-öelda siis sellest universumi jaost või mingisugusest infotuvast, otseallikast hakkab tulema. Kui suurus ma olen seda kirjeldanud ka niimoodi, et mina võtan muusikuid, loomeinimesi üldiselt kui põhimõtteliselt jalgade ja kätega antenne. See on selline hästi nagu lihtlaubane viis, kuidas selgitada inimestele seda, et kui keegi küsib, et kust see muusika tuleb või mida sa kirjutad, siis üldiselt ma ei mäleta. Kui ma tavaliselt midagi valmistan, siis ma ei mäleta, mida ma sellel hetkel otseselt tegin. Ma mäletan ainult seda, et jah, ma alustasin selle lool tegemist, ma olin seal toas, aga mis seal nagu nii-öelda, mis see protsess oli, seda ma ei mäleta, sest see on kuidagi siuke veits transilik nagu olemine. Ja lõpus, kui see valmis saab, siis sa oledki nii, et sa oled nagu nii happy. Sa kuidagi nagu kanaldasid selle õige info läbi, vaata. See ka jää, nagu antenn selles mõttes siis, et me suudame kuidagi mingil hetkel nagu ennast nagu seadistada mingisugusesse olekusse ja mina usun, et see info on igal pool ümber meie. Ja tihtipeale kusjuures, miks ma nagu ütlen, et antenn, et kõik teised saavad seda samat infot tegelikult püüda.
ma olen kuulnud nagu lugusid, kus, ma ei mäleta, kas oli Prince või see oli Michael Jackson, jah, kes kumbki neist, ma kuulsin niisugust juttu lihtsalt kuskilt, kuidas põhimõtteliselt keegi oli öösel pommitanud oma nagu, kumbki neist meestest oli siis öösel pommitanud oma mingit produtsenti värki mingi öösel kell 3 või 4, et nüüd mul on vaja kohe stuudiosse minna, siis mul tuli ülikõva idee, ma tahan selle kohe ära teha ja siis kõik oli joo, chill, et nagu rahu, meil on aeg, et tema hommikul, siis ütles ei, me ei tee seda hommikul, sellepärast et üks nendest meestest siis, tema saab muidu ise teeb selle idee ära, vaata. Ja sellesse see pani mind mõtlema, et ka teised võib-olla aduvad seda samamoodi, et mul on endalgi seda juhtunud, et mul on mingi ülikõva idee olnud ja see on liiga kaua mu peas keerelnud. Ja järsku ma kuulen nagu kas teist inimest seda samat asja tegemas või isegi peaaegu sama nagu sõnajada kasutamas. Ja siis sellel hetkel tekibki selline tunne, et nagu wow, et see info on tegelikult kogu aeg meie ümber, lihtsalt need inimesed kuidagi peavad ennast seadistama, häälestama õige nagu nii-öelda siis mingi vaibi peale ja siis sa saad nagu selle info kätte. See on selles mõttes hea suhtumine, et see võtab justkui, no see on selline jutt täpselt, mis nii-öelda pisendab artisti ego, vaata. Et tegelikult sa oled antenn, et sa ei olegi tohutu geenius, on ju. Aga et noh, sinu geniaalsus võib-olla ikkagi peitub selles mingis mõttes, et sa oskad selle info nagu ära tunda ja vastu võtta, on ju. Eesti Esu.